koristama. Oota, viid troppi. Ühesõnaga me hakkame maja koristama, et välja kolida. Nüüd võid segadust filmida, sest nüüd on kolimine ja nüüd on see aktsepteeritav. Vaata mu tekk. Mahtus ära või? See on see kõige suurem või? Ei või? Väga hea. Medium, ma mõtlesin, et nagu see mahub sinna ära ka. Ja mõtlesin panna, ma ei tea, mis ma mõtlesin. Väga hea. Ujo! Jah. Kõik on tühi. Üks klaas. Ma tean, mis ma teen. Ela. Ikka veel. Ühesõnaga, siin on kõik meie kuivained. Siia lähevad kõik meie nõud. Siin on kõik meie sõidusnäkid. Seal on meie mingid joogid veel. Siin on mingid Anneli riiul ja mingi whatever asi. Ma ei tea, kus need kõik otsa mahavad. Ühesõnaga, me pakime edasi nüüd. Öeldakse, et mõttejõud on ka jõud. See on sinu oma või? Mõtlesin, kelle oma see on. Kõll. Tööinspektsioon, vaatame. Siit on tehtud. Siit on tegemata. Yes, very good. Ükshaaval ribikardinate tegemine. Mina pakkusin välja, et võtame need ära ja tõmbame voolipuuri. Lehepuur oleks hea. Need on nii vanad, et need esiteks tulesid ära ja siis need lähevad käkki. Lehepuuri küsime seda väikest. Tolle peal lihtsalt. Siin tuleb lõbu. Ühesõnaga, jätkame koristusega. Ja meie teed siin lähevad nüüd lahku. Kõik mingi filmi on õige. Sa võid saama. Let's go! No nii, Keiti on ära saadetud ja me oleme kolinud ainult ühte tuppa. Ehk siis kõik meie kola on meil suures toas. Nagu... Ja teised toad on meil siis suht tühjad. Niimoodi, et siit viisime just masina ära. Ja Keidu ja avatuba on tühi. Kõik on tühi. Kõik on tühi. WC vannituba on veel. Näkk tegi enda toa tühjaks. Seal on mingit jura veel sees. Ja meie tuba on ka tühi. Nii et hakkab lõppema see aeg siin. Vaatame, kuhu edasi. Kurdi, ma ei tea, kuhu edasi. Mis siin on? No siin on veel mõned asjad.
Ühesõnaga. Ja õues on meil siis... meil on õues nii fucking palju asju. Nagu... prügikastid on full täis. Nagu asjad ei mahu üldse ära. Meil on õues nii palju asju. Nii et ühesõnaga need kõik lähevad ära. 2 suurt lauda. Ühesõnaga, siis me lähme veel teeme väikse grilli veel teistega ja siis õhtul peab veel pakkima, sest kõik need asjad on vaja ära mahutada ja nagu võimalikult palju ära sorteerida. Aga kuna meie prügikastid on täis, siis ei ole niikuinii asju kuskile panna. Nobody's home! We're moving out! Ühesõnaga, siuke on siis lõppkokkuvõttes meie kodu. Ühesõnaga, kõik on lihtsalt full tühi ja tõmbame naaksu siit. Nii et ühesõnaga, vaatab, mis meist saab. Teeme veel viimased pildid siin. Siin on väga oluline teha neid fucking pilte, kui sa siit lahkuma ei jää. Nii et good enough, I guess. Ma loodan, et me saame Bondi tagasi. Ja siin on ju cheeky girl. Lägo? Käime söömas ära ja siis tuleme tagasi. Davai. Say bye-bye. Bye-bye. Let's go! Sõida nüüd. New adventures begin now. Hola! Me oleme nüüd teel Sydney poolt Vagavaгаsse. Teeme Vagavagas esimese peatuse ja siis homme jätkame sõitu Mildurasse. Ja nagu näha, siis auto on Täis. täiesti puupüsti täis. Meil on nii palju asju ja see oli alles esimene koht nagu. Aga samas fair enough, sest me olime siin 5 kuud. Nagu päris pikk aeg. Ja ühesõnaga asju kogunes. Ühesõnaga sõidame Vagavagasse. Maps näitab, et 3 tundi ja 45 minutit, 18-17 peaks kohale jõudma. Bookisin just sinna meile mingi hotelli toa. Suht nunnud toad olid, väljas on mingi basseini värki. Ja siis saame seal hängida mõnusasti, rahulikult. Ja siis homme vist sõidame 6 tundi meie lõppsihtkohta. Ja eks näis, mis saab, sest meie tööandja leidis meile nagu majutuse, aga see on nagu tuba. Ja ma ei tea, see vist on karavanipargis, aga ma ei ole kindel. Ja lihtsalt finger crossed, et see ei ole mingi kriipartuba või nagu, et me ei pea hakkama endale uut tuba otsima seal, kui see nagu perses tuba on. Sest nagu ma ei tea. Ma tunnen, et selle maja äraandmisega meil alles seiklused siin Austraalias algavad. Sellepärast, et nüüd me lähme nii palju rohkem sisemaale. Me sõidame siis Sydneyst meie lõppsihtkohta 1000 kilomeetrit. Ja nagu seal on täiesti teised nagu täiesti teine loodus, see on nii sisemaal, kindlasti hoopis teistsugused inimesed, nagu need õiged aussikad. Nii et ühesõnaga saab olema lõbus. Aga praegu sõidame. Veel 2,5 tunni. Ja väljas peaks olema mingi 32 kraadi näitab auto. Ja see, kuhu me lähme, siis seal meil lõpppunktis on 47 kraadi. Nii et läheb kuumaks, ma ütlen teile.
et vaatame, mis saab. Nii, me jõuame 13 minuti pärast enda majutuskohta ja siin on nii teistsugune loodus, täiega ilus, ma näitan teile kohe. Siin on nii palju loomi, igal pool on nagu mingisugused lambaid on mega palju, hobuseid on mega palju, lihtsalt põllud on täis loomi. Ja kõik on hästi siuke kollane, hästi kollane, hästi kuiv ja nagu näha siis on, ma ei tea, kas te näete, 41 kraadi ja kell saab 6 kohe varsti, nii et väga soe on, siuke. Enne kui me sõitsime, siis oli räigelt mägesid ka, aga ma ei filminud. Ja näkim. Oh. Kohale enda majutuskohta. Suht numpar oli. Kuule, sa olid ka mingid autod või? Joo, siin on bassein ja värk ja... No nii jõudsime kohale, siuke bassein on siin ees. Siuke nagu westernsi stiilis majad on nagu siuksed. Suht siuke numps on nagu. Number 3. Nüüd sisse siis on siuke numps nagu. Noh, muidugi hiilgus on telekas, aga ei ole hullu. Ei ole hullu. Vannituba on siuke. Ja siuke viisakas nagu. Me ei läinud nagu päris magavagasse sisse. Et nagu ööbime, siis mõtlesime, et nüüd siis võib-olla me teeme mingi tiiru. Et kui tahame süüa, siin tegelikult on ka üks pubi. Kolib sisse. Ja siis, ja no väljas 43 kraadi. Nii et fun times. Ühesõnaga me vaatame, kas me lähme sinna vagavasse nagu linna sisse või me sööme, vaatame siin mingi pubi ja värki. See on suht suur kompleks nagu. Ja ühesõnaga vaatame, mis teeme. Jõudsime sööma. Kuidas kommenteerid? Kartul on veits mage. On või? See on nagu mingi õige kuradi Aussi pubi, kui te vaatate seda. Siin on ainult mehed ja see on... Ühesõnaga, hakkame sööma ja vaatame, mis saab. No nii, tere hommikust. Kell on 7:45 ja me hakkame sõitma kohe edasi Redcliffi poole ja ühesõnaga eilsetest uudistest siis nii palju, et saime selle enda tööandja kätte, sest me tahtsime täpsustada, et kus meil see nagu elamine on ja värki. Siis ta ütles, et kuna nii kuum on, siis me alustame ilmselt järgmine nädal ja et esmaspäev, teisipäev on treening. Täna on meil kolmapäev, mis tähendab seda, et meil on nädal lõpuni tegelikult neljapäev, reede, laupäev, pühapäev 4 päeva aega. Ja siis ta ütles meile, et ta sai meile toa Redcliffi backpackeritesse. Siis me olime mingi, et okei. Aga nagu mul on algusest peale olnud sisetunne selle toa osas hästi kahtlane. Ja siis me leppisime kokku, et me oleme täna kell 6 õhtul seal. Et teda ennast sinna ei lastud vaatama, siis ta lihtsalt küsis, et kas see on mugav. Ja siis me olime mingi, et okei. Ja siis me võtsime Google'is lahti seal, et näha asukohta ja seal oli review mingi 1,8
ja seal oli nagu, ühesõnaga see näeb nagu mega horror välja ja seal on mingi bedbugsid ja ühesõnaga see on nagu mingi siuke koht, et isegi kui mul oleks kuhugi minna, siis ma ei läheks ikka sinna. Ühesõnaga, ja siis ma hakkasin eile õhtul uuesti elamisi vaatama ja ühesõnaga nüüd on meil praegune plaan ilmselt see, et me bookime täna ööseks ka kuskil midagi, ilmselt Milduras, sest see on veits suurem koht. Ja siis me tahaks võimalikult vara hakata praegu liikuma, et näiteks kell 2 päeval seal olla, et paar kohta Redcliffe'is läbi käia, sest tegelikult seal on üks karavanipark ka, mis on nagu, mis oli vist suht kallis ja mis nad ei tee nagu üle 27 öö, nagu ei võta bronne vastu. Mõtlesin, et okei, et lähme käime seal, et küsime, et äkki me saame nagu 8 kuuks sinna. Ühesõnaga, nii et ma ei tea, meie tänane päev saab olema üks suur seiklus, et leida meile majutus ja kui me täna ei leia, siis meil on teoorias 4 päeva aega, et leida Redcliffe'is või Milduras fucking majutus, sest esmaspäevaks võiks olla kõik juba paigas ja saaks alustada treeninguga, et saaks minna tööle. Nii et ühesõnaga, siit need aussi seiklused hakkavad. Nii et nautige hommikuvaadet ja vaatame, mis see päev meile toob. Update! Me võtsime ühest hommikusöögikohast endale hommikusöögi kaasa ja siis hakkasime sõitma ja siis look this, see muffin siin. Saate aru, see lõhnab nii hästi ja see on nii hea. Aga muidu oleme ei kusagil tühermaa. Nii palju siis veel update'i. Et ma kirjutasin eestlased Austraalias gruppi. Seal suht ruttu kirjutas mulle üks Eesti kutt, soovitas mulle mingit kohta, mida uurida. Ja no äkki selle nüüd 5 tunni jooksul, mis me sõidame, nagu saab veel mingeid pakkumisi. Nii et ühesõnaga me tegutseme, et saada endale ikkagi normaalne elamine sinna. See läks 8 kuuks. Nii et vaatab, mis saab. Ühesõnaga politsei pidas meid just kinni, sest et Pärt sõitis 120 alas 121-ga ja nad sõitsid meile vastu. Ja siis nii, kui nad olid mööda sõitnud, nad panid vilkurid peale ja siis sõitsid järgi meile. Ja siis jõudsid meile selja taha, siis ei põlenud enam vilkurid, siis me oli mingi, et okei, et äkki siis nagu ei tulnud. Ühesõnaga, siis peatas meid kinni ja siis pani puhuma ja värk küsis mingi, et kus me lähme, kus me tuleme ja midagi ennast. Aga täiega tore politseiono oli ja õnneks oli nagu, ta ütles ise ka, et see ei ole midagi hullu, aga lihtsalt hoiatus, et jälgi enda kiirust. Ja siis siin on mingisugune next level nagu mingi alkotester, põhimõtteliselt nagu countid 10-st 0 ja siis ta võtab, et kas oled joonud või ei ole joonud või midagi siukest nagu. Ühesõnaga, ja siin on ka praegu poliismehe, see vist ei olnud. Ma ei tea, ühesõnaga siin tee peal oli nii palju politseisid nagu, me sõitsime enne just mööda 2 autost ja siis see üks politsei sõits meile vastu. Nii et ühesõnaga, nüüd on esimene kokkupuude Austraalia politseiga olemas ja õnneks ei saanud trahvi. Tähegi joppas. Aga muidu on siuke lõputud põllud jätkuvad. Asjaosaline ise muigab. Nii et jätkame enda reisukest. No nii, sõita on veel tund 47 ja me jõudsime üle pika aja, üle ma ei tea mitme tunni kuhugi vähegi asustatumasse kohta. Aga jah, siuke madalad majad, pisikesed majad, siuke huvitav. Noh, full maakoht nagu. Ja siis siin tee ääres igal pool on need kerad, mis tuul võtab alla. Mis nende nimi oli? Tumbleweed. Yes. Ühesõnaga, need on siin igal pool. Nii nagu kõik põllud on neid täis, nagu massiv on neid lihtsalt. Veel üks ka veeres niimoodi enne, üle tee. Ühesõnaga, jah, 160 kilomeetrit on veel sõita.
ja siis oleme kohal. Ja siis lähme vaatame, meil tekkis siin loodetavasti paar majutusoptionit. Nii et me lähme vaatame need üle. Ja siis kell 6 peaks minema vaatama selle horrori üle meil. Nii et jah. Tongarud on tulema siis. Ja jah. Veits on veel minna. Ushmilak nagu. Vast me saame ikkagi normaalse majutuse endale täna. Nii et see you later, alligator. No nii, meil on sõitu veel 82 kilti ja tahtsin teile näidata, siin on mega palju mingeid istikuid. Ilmselt on need veinikad siin. Tunduvad nagu oleks viinamäred. Ühesõnaga suht palju istikuid. Mingi vana süstiema. Ja no muidu on ikka siuke jätkuvalt maakoht. Siin on veel näha neid istikuid. Päris palju on ikka neid siin olnud nagu mitmeid põlde. Nii et ühesõnaga vist oleme kohal. Kunagi. Tagahäng. Nii et jees. Vaatame, mis saab. Ai. Ja siit tuleb veel ja veel neid veinikaid siin niimoodi. Mega suured põllud lihtsalt mõlemal pool. Ja äärtest tulevad siit. Ei ole otsa ka äärt, mõtlen teile. Siin on juba mingid muud. Ühesõnaga mega palju on siin ise. Neid veinikaid tee peal. Need on apelsinipuud! Oh my god! Ma ei tea, kas te nägite, et siin on apelsinid küljes. Nii vahva. Sest tegelikult praegu peaks meiega samal ajal olema ka apelsinide hooaeg. Ehk siis ka sellepärast on siin hästi palju rahvast nagu ümberringi, sest et hästi palju eriseasoneid on. Nagu veinikas on, mandlikas on, apelsini oma on ja võib-olla veel midagi. Selles mõttes pisikant on see praegu. Jõudsime hoodi. Siuke näeb siis välja see milduuraka meil siin. Siuksed väiksed madalad majad. Mingid shopid. Suht siuke. Ma ei teagi, kuidas öelda. Mingi küla on. Seal on mingi torn. Nagu. Ühesõnaga, ma ei teagi no. Ei teagi täpselt, mis ennast kujutab siin nüüd siis. Vaatame. Vaatame, mis siit veel tuleb. Mingisugune. Aussi lippud väljas värki. Mõni palju ka ikka on ja. Kuidas kommenteerid? Ma olen sõnatu veel. Ühesõnaga vaatame, kui kohale jõuame. Hola! Me jõudsime siia mingi, ma ei tea, mitu tundi tagasi juba. 3 tundi tagasi vist. Ühesõnaga, saime endale majutuse. Niimoodi, et üks, ma tegin Eestlased Austraalias grupi chat. Ma tegin Eestlased Austraalias grupi postituse ja siis üks Eesti kutt kirjutas mulle, et soovitas ühte cabinid ja apartmentid Milduuras ja siis me tulime siia esimesena, kui me jõudsime. Ja siis me käisime siin, siis me käisime Redcliffe'is ja siis me tulime siia tagasi, et okei, võtame selle.
maksime selle ära, jõudsime tuppa ja siis helistas mulle Redcliffe'ist see kutt. Oli mingi, et tegelikult saaks sinna ka. Aga kuna me olime juba siin, siis mõtlesime, et okei, suva, siin veits mugavam. Näitan teile tuba ka. See on Näkster hängimas meie suure toa alal. Siin on kogu pask, mida me ei kasutanud. Okei, seal on toiduained ja siin on nõud, sest siin on kõikest olemas. Ja siin on mingi, ma ei tea, cleaning stuff või midagi ennast, jalanõud. Siin on meie köök. Siin on meie laud, veel minu asjad on ära viimata. Õuest on siuke, nagu siit poolt saab sisse. Siin on suht palju neid majakesi. Siis see on meie tuba. Siis siin on meil vannituba. Siin on juba mingi pesurest ja asjad. Hästi suur. Fucking palaven. Siis siin on Anneli tuba. Ja ongi hästi. Ühesõnaga, siuke. 8 kuuks saime selle. Ja nüüd lähme vaatame kohalikku elu pubi. Käime poes. Ostame külmkapi süüa täis. Ja siis elame life'i.